Tervist tulemast vanapaugu põrgu kööki. Asi läheb järjest huvitavaks. Siin on mul endal lapendatud sellised kurgid. Nad on päris hapud kurgid ja mina mõtlesin, et see lihtsalt niisama söömiseks on hea. Aga kui proovida midagi sellist erilist, sellest hapukurgist teha, kuskil ma kunagi sain maitsta mingit jahimehe salat oli ta või oli ta jahinaise salat. Ta oli hea küll ja ma olen näinud poolakate poes, poolakatel on ka mingid sellised salatid seal riiuli peal. Ma ei ole neid küll julgenud osta, aga väljast vaadates nuusutada ei saanud, sest kaan oli tihedalt kinni. Aga silmaga vaatasin, mis seal siis oli. Seal tundus, et oli sibulat, paprikat, mingid tomatilaadne värk. Ja siis oli see prantsuse seemne sinepi. Ta on ka Dijooni baasil, aga ta on nagu terad. Et ma proovin, nüüd ma lihtsalt proovin, et kas mul see asi õnnestub ja kui teil huvi tekkis, siis vaadake ja kui teil jätkub julgust, siis ehk proovite ka kodus. Et lihtsalt mitte, et sellel kurgil üksinda oleks midagi viga, aga et igav, nii igav on kogu aeg, lihtsalt võtad ja otsast hammustada, aga tahaks, et seda nagu oleks sellist teravust ja vürtsi. Mul on siin isegi veel üks pera tšikat, mis ma saan ära kasutada ja siis on mul kreeka pähkliõli. Vaatame, mis sest naljast välja tuleb. Ega ma tegelikult olen kõva katsetaja. Mõnikord läheb see katsetus, läheb nahka, aga teinekord on kohe nii hea tulemus, et see on sammud kohe patendiametisse, Iiri patendiametisse. Seal küll mind juba oodatakse, neil on selline valge särk pikkade varrukatega. Et nad alati küsivad mu käest, et kas nad võivad mulle seda selga proovida. Aga mina ei lase ennast ära rääkida. Mulle valged särgid eriti ei meeldi ja eriti kui veel varrukad mööda maad lohisevad. Ja neil on sellised imelikud näod ka peas, kui nad minuga tulevad sellisel teemal rääkima. Et tule proovime seda särki, vaata kuvitu särk. No nii et, brat, ei. Nii, vaatame siis, ma püüan siis välja nüüd 2 kurki, ma rohkem ei tee seda asja 2 kurgiga. Kurgid tunduvad on kenasti hapnenud, vahtu on kõvasti peal, ma olen 2 korda juba seda vett siin vahetanud, et nad peaks olema all right. Ja sellepärast ma teda ei tee hästi palju või väga palju, kui palju on hästi palju. Ja asi on selles, et asi ei lähe hakkimisse, asi läheb blenderisse. Ma lasen blenderis, mul on siin marineeritud sibul. Hommikul marineerisin, nüüd on see okei. Siis ma kasutan paprikat, panen 1 tomati ja need asjad, millest ma rääkisin. Ma lõikan need kurgid praegu siin siis valmis, et lõikan väiksemaks, et blenderil oleks nagu lihtsam seda tööd teha. Ja siis ma hakkan järjest neid laduma blenderisse. Ja vaatame lõpptulemus. Ega mulle endale pakub ka huvi. Sest üks asi on visuaalselt kuskilt midagi näha, aga teine asi on see, missugused need maitsed seal saavad olema. Et seda ju ei tea enne, kui on ära maitstud. Aga nagu ma juba ütlesin, et üldiselt ma olen kõva mees ja maitsma olen ma eriti kõva. Nii, see on olemas. Siis ma panen siia nüüd need marineeritud sibulad. See on marineeritud riisijäädikaga, natukene suhkrut, tilk soola ja riisijäädikaga. Nii, okei. Tuli tulemus. Nagu Erki Nool ütleb. Nii, siis võtame siit selle tomati. Ma panen ainult pool tomatit. Teise poole jätan igaks juhuks. Ja siis lõikan siit natukene ka paprikat.
ja siis paneme selle asja käima ja kaeme perra, nagu Võrumaal öeldakse, et kaemi perra, kas tõmbas kerra. Ja kui ei tõmba kerra, siis kaemi perra, mille ei tõmba kerra. Nii, see on nüüd siin, ei ole õieti. Salati välimusega. Kuule on, palju rohkem ei olegi vaja. Nii, see on nüüd siin olemas. Selle siis nüüd kupatan siia. Ta tahab natukene seista, sest ma panen siia, kuna need asjad on, kurk on hapu ja sibul on marineeritud, siis ma panen siia, tead mis asja, ma panen siia seda pruuni toorsuhku. Ta ei ole päris toores, ta on natukene keedetud, aga ma panen siia siis ütleme teelusika täis ja natukene peale. Seda toorsuhkurt, all right. Segan kohe läbi, siis hakkab see suhkur siin sulama, siin mahla sees. Kena on. Järgmine on küüslauk. Pool teelusikatäit küüslaugu pasta. Jälle hea. Kõik mõtleb niimoodi omast laost. Need laost kirjutatakse välja hommikuti. Ja siis õhtul pead aru andma, kuhu sa kasutasid. Vaata, ma olen oma elu jooksul mitmetel töövestlustel käinud, aga üks on mulle eriti hästi meelde jäänud, et seal küsiti, et kuidas kujutan ette suhtlust kolleegidega ja et ei ole konfliktne inimene ja nii, siia läheb siis otsika, natuke veel. Et ei ole konfliktne inimene ja et kui konfliktid ka tekivad, et kuidas siis neid nagu lahendada. Ega mina olen näiteks lahendaja kõva. Koolis ma lahendasin igasuguseid olukordi. Kõigepealt ma need tekitasin ise. Ja õpetajad on sellega rahul, et ma niimoodi neid olukordi tekitasin. See oli nüüd see teraline Dijon. Ja siis tuli mul endal need olukorrad ka lahendada. Teinekord kutsuti vanemad appi. Mina muidugi ei kutsunud. Õpetajad kutsusid vanemad appi ja lahendamine käis alati õpetajate toas millegi pärast. Et ei kuskil vabas looduses ega kuskil, mulle ei antud lihtsalt võimalust. Ja siin on meelissoneeli. Meelissoneelit läheb ka, ütleme, 1,5 teelusikatäit. See kõik segan siia kokku. Nii, said kõik asjad pandud, said küll. Väljanägemine on tal selline looduslik, näed, kõik asjad on säilitanud oma värvi, paprika, sibul, kurk ja värvi pärast, kui sul on poest saada oranži või kollast paprikat, sa võid panna ka neid siia näiteks, et mina lõikasin 4 viilu punast, et kui sa paned näiteks 2 punast ja 2 kollast, väga huvitav. Rohelist ära kasuta, rohelisel tükib olema selline mõrkes maitse. Nii, ja see on nüüd vaja ainult kokku segada Kreeka pähkliõliga. Kreeka pähkli, mis nüüd on? Ahah, väga pika vindiga. Ja selle panen siia ühe supilusika tehe. Ühesõnaga, jäi mul jutt sinna, et kuidas neid olukordi lahendada
ja siis see tööandja arvas, et ta on hästi kaval ja ta küsis minu käest, et aga kujuta nüüd ette, et sulle tuleb vastu mingi võlur ja lubab sul endale midagi soovida. aga et ainult sel juhul see soov täitub, et sinu kiuslik naaber saab kõike seda, mida sina endale soovisid, saab kõike topelt. et mida sa endale sooviksid? mina muidugi, soovima olen ma ka kõva ja mina muidugi hetke mõtlesin ja siis ütlesin, et ma soovin, et mul vererõhk oleks kogu aeg 70-120. minu soov läks täide tollel hetkel. aga ma naabri ukse ees pidevalt näen millegipärast kiirabiautot. kui teid huvitas, proovige seda teha. ta peab natukene siin seisma, vaata, ma ei taha seda praegu nagu kiitma hakata, aga ikkagi, et ta päris mürk ei ole. tead, mis ma sulle ütlen? Patendiametisse lähen. kohtume.